No tervist! Tänases videos ma soovin rääkida teadmatusest. Teadmatus on üks väga-väga nõme asi. See on see, kui sa ei tea mitte millegi kohta mitte midagi. Või siis sa ei tea millegi kohta midagi. No ütleme, me keegi ei tea tulevikku, on ju. Me keegi ei tea, milline on elu 50 aasta pärast. Aga kui sa näiteks ei tea, kuidas sinu käitumine teisi inimesi mõjutab, või kui sa ei tea, kuidas asjad edenevad, kas sinu pingutustest on kasu, kas üldse millegil on üldse mingi mõte, on ju. Et kui sul on need küsimused peas, siis sa vaevled tõenäoliselt teadmatuse käes. Teadmatus põhjustab ülemõtlemist, paranoiat, stressi, ärevust, segadust. Kõik see mõjub halvasti vaimsele tervisele. Seega, mida teadlikum sa oled, seda parem on. Seda vähem on sul probleeme. Ma tean omast kogemusest, et ma olin noorem, siis ma teadsin palju vähem elu kohta. Näiteks 3-4 aastat tagasi ma ei teadnud ausalt öeldes paljusid asju, mida ma praegu tean. Ja ma tundsin ennast ka seepärast ebakindlamalt. Nüüd ma saan aru, kus tuleb see noorte depressioon. See kõik saabki alguse sellest, et nad ei tea elu kohta palju. Ja siis nii-öelda sealt saavad alguse paljud probleemid, on ju, et hakatakse tegema halbu harjumusi. Et siis kuidagi üritatakse cope'ida. Kuidagi üritatakse tulla toime selle teadmatusega. Et see teadmatus on nõme, see on halb. Aga selle vastu on lahendus. Mida rohkem sa oled eneseteadlikum, mida rohkem sa ennast harid, mida rohkem sa õpid, uurid, mida rohkem on su elukogemust, seda teadlikumaks sa saad. Ja mida teadlikum sa oled, seda paremaid otsuseid sa saad teha. Seega, et võidelda selle teadmatuse vastu, ma soovitan ennast harida ja muuta ennast teadlikumaks. Sest ma tean omast kogemusest, et palju hullem on olla teadmatuses, kui teada karmi tõde. Kui sa tead karmi tõde, siis sa tead vähemalt, mis sind ees ootab. Sa tead olla selleks valmis. Kui sa oled teadmatuses, siis sa ei tea üldse, mida teha. Sa ei tea, milleks ette valmistada. Ja teadmatus on tõesti üks väga, väga nõme asi. Nii et selles suhtes, et minu soovitus on see, et kui sul on olukord, kus sa oled teadmatuses, siis kindlasti proovi see olukord võimalikult kiiresti lahendada, muutes siis ennast eneseteadlikumaks. Vot.